vlog, it's Diana Banana ja minu 2 taime, mis on endiselt elus, see on elav tõestus teile praegu, et ma ei tapa siiski kõiki taime ära, kuigi nii võib tunduda mu Instastory'de järgi, kus ma räägin ainult oma surevatest taimedest. Ma just üritasin seda kaamerat sättida mingi pool tundi, et see setup näeks okei välja ja samas ei tunduks nagu need taimed kasvaksid mu peast välja, kuigi praegu vaadates ma ei tea, mida iganes. Igal juhul, tänane video tuleb siis pooleldi vlog minu business tripist, nagu ma eelmises videos lubasin. Ja teine osa sellest videost tuleb nagu lühikene mini Q&A, ma ütleks, et teha seda videot natukene, kuidas ma ütlen, aktuaalsemaks. Te ei ole väga kuulnud, mis nagu minu elus niisama toimub ja ma mõtlesin, et see oleks nagu täiuslik võimalus seda teha, ilma et postitada nagu eraldi Q&A. You know? Ma ei hakka siin pikemat introt tegema, nii et lihtsalt anna sellele videole thumbs up. Kirjuta alla kommentaaridesse, mis päeval sa seda videot vaatad. Ma plaanin selle pühapäeval postitada, aga tahaks teada, mis päeval sina seda vaatad. Ja siit tuleb üks mu elu kõige ägedamaid business trippe ausalt öeldes, sellest lühikokkuvõte. Hei vlog, it's Diana Banana. Ma olen hotellitoas Vilniuses, Leedus, välismaal ja mul on põhimõtteliselt business trip koos Maybelliniga. Me tulime siis Vilniusse, et shootida terve selle aasta kampaania materjalid. Ma olen täna siis terve päeva reisin, sest ma pidin alguses minema Tartust Tallinnasse ja Tallinnast siis lennukiga siia Leetu. Ma olen täna eriti vloginud, sest lennujaamad, väga ei naudi seda lendumist, aga lend läks väga-väga sujuvalt, väga-väga kiiresti. Ja nüüd ma olen kohal. Ma ei ole siin reisil üksi, vaid mul on kaasas terve Maybellini squad ehk siis Kaisa ja Elerin. Meiega on veel paar turundusinimest, kes behind the scenes seda kõike siin korraldavad ja meie eest on väga-väga hästi hoolitsetud. Me käisime siis õhtus söömas Itaalia restoranis just. Kell on saanud 22:42 ja ma peaks minema vaikselt magama ära. Ma lihtsalt mõtlesin, ma pigem alustan selle vlogiga täna õhtul, sest homme hommikul mul läheb väga-väga kiireks. Minu probleem on selles, et kuna ma pidin Tartust tulema, siis ma ei saanud nagu õhtu enne päris juukseid pesta, pidin hakkama juba hommikul tulema ja kui mul järgmise päeva shoot, ma ei taha nagu terve päev vanade juustega olla, Mul tuleb üli-ülivarajane äratus, et sellepärast ma pean hommikul juukseid pesema. Mul on siis selline pisike Ziploc bag, mis arvatavasti on suurem kui see, mis nad tegelikult sulle lennujaamast annaks. Siia lihtsalt ei mahu mitte midagi ja me reisime käsipagasiga ja mul ongi see, ma pean oma mingi šampoonid asjad kaasa mahutama ja see on mu nagu kõige suurem struggle siin olnud. Mu juuksed. Meil algab shoot juba kell 9 hommikul, me peame sinna veel kohale minema, enne on hommikusöök ja kõik asjad, mida ma peaksin sööma, et shootil vastu pidada, ma ei saa nagu päris söömata ka minna. Ma vlogingi pigem siin täna õhtul, sest mul homme arvatavasti lihtsalt pole selleks aega. Aga teeme täna väikse toatuuri. Kahjuks on nii hilja, et päevavalgust ei ole, aga okei, ma loodan, ma pole seda tuba juba sassi ajanud, aga siin on siis minu välisuks ja siin on selline koridori ala, reaalselt mega mõnus suur voodi ja siin samas on vannitoa uks. Väga ilus. Okei, siin on mingid šampoonid ja asjad olemas, aga need on meestele. Sorry, need on meestele. Jah, ma olen suht väsinud juba, sest lendamine minu jaoks ei ole kõige toredam tegevus. Igal juhul ma üritan nüüd täna magama jääda, mu graafik on selline, et ma tavaliselt oleks veel päris kaua üleval. Nii et edu mulle sellega, aga jah, ma panen tänaseks kaamera ära ja räägime siis juba homme hommikul. Nii väsimust olen silmini. Räägime mu punnist. Kus kohas? Peitsime ära. Mul on täpselt siin silmade keskel punn ja ma näen välja nagu India mees oleks mulle propose'id ja ma oleks jaa öelnud. Ja ma näen välja nagu ma oleks single jälle. Mitte ma olema ei ole single, aga ma olen mitte India mehe poolt. Hei vlog, ma just tegin oma esimese pildi ära, ma üritan teile pärast outfit'i näidata, aga ja, tänane hommik läks eriti kaootiliselt, ma ei olnud absoluutselt vlogida. Ma sain kuskil 2 tundi magada ja nagu me kõik magasime mega halvasti millegi pärast. Mul on siin tunne, mul on silmad just nagu pool kinni, ma loodan see nagu piltide peal väga välja ei paista. Aga ja, meil on vist, ma isegi ei tea kui palju lukke kokku, aga esimene on mul individuaalselt juba tehtud. Kaisal on ka esimene tehtud, me peame veel Elerini ära ootama ja siis me peame vist kõik koos
koos piltega tegema, enne kui ma saan outfit'i vahetada. Kui te näete siin taustal, see on ülisuur stuudio, nii et meil on korraga nagu erinevate stuudiote pildistamiste modellid toolides. Meie stuudio on siin, see on erinevad taustad. Kaisa paistab seal, meie fotograaf, meie stilist. See on meie siis dressing area. Ainult üks halb asi, mu kohvi tellimus aeti sassi ja kõik peale minu said kohvi. Okay, so I want you to like around her, but you need some closeness. So Gossip Girl has arrived. Teeme iga siis parem nagu üks rahvaäkene nagu parem mingid outfit'id. Esimene shoot on tehtud ja nüüd meil on väike outfit, meigi ja ma ei tea, kas ka juuste vahetus ja siis meil tuleb teine look ja teised pildid. Me teeme siis kõik eraldi pildi pluss iga outfit'iga ühe koos pildiga. Lifesaver, thank you so much! Minu tellimus on siis kafeiini, karamelli, macchiato, jääga, kookospiimaga ja kõik teised enne minu said enne kohvi, sest minu tellimus millegipärast läks sassi, aga see jõudis lõpuks kohale ja päev on päästetud. Oh my god, kui hea see on. Ma olen sõltuvuses. Meil on põhimõtteliselt kolmas lõpp, see on vist mingi suve oma. Teeme hästi bronsi. Me saaks mu kleidiga kokku. Shakira kleit. See on nagu kõigi kaelage. Siis ta ei saanud sellega tantsida. Aga õnneks ma juba tantsima. Nii, kell on praegu 12:31 ja meil on kolmas lukk ja ma arvan, et see on mu lemmik. Ma arvan, et see on meik. Ja siin on näha mu kleiti. Mul on praegu muidugi leginsid all. Meil tuleb väike lõunapaus. Ja siis, see on veits lühikene. Ma ei tahtnud sellega niisama olla. Aga see on siis minu kolmas lukk vist. Eelariinule tehakse meiki. Kaisale soeng ja meik. Ja mega hea on see, et me saame ise kaasa rääkida, kuidas me tahame, et meie meik oleks. Neil on kinda mingid guideline'id ette antud, aga ikkagi me saame kaasa rääkida, kuidas me tahame meie meik oleks, kuidas meil juuksed oleks, riided on küll valitud, aga meil on siin ka mitu optionit ja ma olen praegu küll üli rahul ja see on ülitud. Meile jõudsid siis piitsad kohale, meile telliti piitsasid. Nii, need on meie piitsa avalikud ja mina võtan ilmselgelt selle. Kõige parem klipp. See oli siis kõik, mis ma sellest ajast jõudsin filmida. Enamus ajast käis seal taustal copyright muusika, ehk ma ei saanud neid klippe eriti vähemalt audioga sisse panna. Ja koheselt pärast reisilt tagasi tulemist ma jäin haigeks ja ma olin haige ikka mitu nädalat järjest. Ja siis ma sain korra nagu tervemaks ja siis ma olin uuesti kinda haige väga pikalt. Ja ma arvan, mis seda trigerdas oligi lendamine. Ja nüüd ma olen üritanud siin lendamist täiega vältida. Ma oleks pidanud 2 business tripi veel olema, millele ma ütlesin ei, sorry. Ma lihtsalt arvan, kui ma praegu lendan, ma jään kohe uuesti haigeks. Aga ma võtan oma telefoni välja, sest et eile ma küsisin oma Insta stories, et jätaksite mulle küsimusi Q&A-ks. Esimene küsimus, ütle ausalt, kui rahul oled sa uue kellega. Näete, see on mul käe peal, see on mul kogu aeg käe peal, kui ma just fake tan'i peale ei pane ausalt öelda, siis ma magan ilma selleta. Aga ma olen sellega ülirahul. Ilmselgelt esiteks, see näeb väga cute välja ja selle suur eelis minu meelest teiste Huawei kellade ees ongi see, kui lihtsalt mugav see on. Tõesti, trennis on ülimugav, et vahet ei ole, kuidas ma seda rannet liigutan. Ja kuigi ka teised minu meelest brändid pakuvad une jälgimist, siis teistel kelladel ei ole sellist akut nagu Huawei kelladel. See aku peab vastu kuni 10 päeva, mis tähendab, et sa saad seda päriselt öösel ka käe peal kanda. Mitte ei pea seda alati öösiti laadima, nagu teiste brändi kelladega kipub olema. Ja nagu te teate, mul on probleeme unega ja siis mulle meeldibki näha, mis mul nagu täpselt on hästi, mis mul on valesti 100 punkti skaalal, kui hästi mingi asi on ja kuidas keskmisel inimesel on võrreldes minuga. Mulle just meeldib nagu see võrdlemisstatistika seal kõige rohkem. Ja trennis ka. Eelmine trenn, ma läksin lava peale trenni andma ja mul oli kellal 8% akut, mis tavaliselt tähendaks, et sa isegi ei saa trenni ära teha, aga trenni lõpuks, trenn oli tunniajane, oli mu kella aku 8% pealt 5% ja alles õhtul kunagi hilja minu meelest mu kell lõpuks lülitas ennast välja. Nii et jah, tõesti, Huawei kelladel on parim aku ja ma arvan sportlikele inimestele, kes tahavad just trennis kella kanda ja ka öösiti, või siis mitte sportlike inimestele, kes tahavad oma und jälgida, ma arvan, see Watch Fit 3 on kõige mõistlikum võib-olla
valik Huawei kelladest. Aga seal on üle 100 erineva treeningrežiimi ja see on ülihea, sest kui ma teen näiteks erinevaid rühmatrenne või mis iganes trenne, siis mulle meeldib iga trenni kohta valida erinev režiim. Ma pärast vaatan telefonis statistikat, siis ma tean, et okei, see käis täpselt selle trenni kohta. Siis siin on aktiivsusrõngad, mis näitavad, kui palju sa oled liikunud, kalorid põletanud ja seisnud. Siis uuemad funktsioonid on veel Stay Fit App ja naistele tsükli jälgimine. Panen siia alla lingi, kus on täpsem info kella kohta, kui kedagi huvitab. Olen need küsimused, ei ole küsimused, vaid lihtsalt nagu low-key shade, aga näiteks keegi küsib, miks sa enam enda kodu ei näita, kui vanasti oma lambist korterit kogu aeg näitasid? Lambine või mitte lambine, aga ma näitan oma kodu kogu aeg, eriti talvele, sest kui on vaja kuskil pilti teha, siis ma ei saa kogu aeg õue minna, sest külm on. Ja ma filmin kõik oma YouTube'i videod kodus enamasti, ma ei tea, mida nagu... Ma ei saa täpselt aru, mida sa tahad. Update'i kodutuuri, aga mul ei ole midagi näidata, nagu siin ei ole midagi muutunud põhimõtteliselt. Mis tööd sa hetkel teed? Ja seda on hästi palju erinevas versioonis küsitud, aga ma siiamaani teen sotsiaalmeediat, lihtsalt ma ei jõua YouTube'i nii palju postitada ja küsitakse ka seda, miks ma YouTube'i nii palju ei tee. Põhimõtteliselt YouTube'i ma postitan siis, kui mul on selleks aega, aga viimasel ajal mul on nii palju tegemist, ongi koostööd, trenni asjad. YouTube on asi, mis võtab kõige rohkem aega üldse ja samas, kus ma rahaliselt nagu väga ei saa midagi tagasi ja näiteks TikToki videod jõuavad ka suurema hulga inimesteni, nii et pigem keskendun teistele platvormidele lihtsalt sellel põhjusel, kui YouTube siiamaani thrive'iks nagu paar aastat tagasi, siis ma arvan, ma postitaks ka siia rohkem, aga lihtsalt liiga palju ma ei tea, asju on YouTube'iga alla käinud, mitte mul isiklikult ainult, vaid nagu üleüldiselt YouTube'i kui platvormiga siis sellepärast. Ja siis seega, et keegi enam ei tee väga sellist vlogi formaadis contenti, et sisu, mida inimesed vaatavad ja mida kusjuures mina ka põhiliselt YouTube'ist vaatan, on podcastid ja ma olen natuke selle peale mõelnud, et võib-olla minna ka ise oma sisuga rohkem podcasti peale, aga samas ma ei tea, üksinda podcasti teha on natukene halb variant ja mul ei ole ka kedagi, kellega seda teha. Ja ma ei tea, ma olen ka selle peale mõelnud ja see oleks see, kuidas ma võib-olla saaksin tihedamini postitada. Ma olen Tartus ja siin ei ole ühtegi põhimõtteliselt nagu töökaasast, kes saaks mind sellega aidata, kes saaks minuga seda teha. Aga jah, ma olen ka podcasti ideed natukene kaalunud. Võib-olla ma liigun sinna suunas, ma ei tea. Aga YouTube'iga ma lõpetada ei kavatse, postitan lihtsalt natukene harvemini, ütleme nii. Kui sa mind iga platvormi peal jälgid, nii Instas, TikTokis kui ka siis YouTube'is, siis tegelikult ma olen kogu aeg olemas. Ja teise tööna nüüd kuskil 1,5 aastat ma olen siis trenne andnud. MyFitnessis ma annan bodypumpi trenne hetkel. Varsti võib-olla natuke rohkem kui ainult bodypumpi trenne. Küsiti ka seda, et kui tihti ma neid trenne üldse annan. Hetkel mul on 3 päeval nädalas bodypumpikesed. Vahepeal ma teen mingi asendusi ka, siis tulevad need muidugi lisaks juurde. Küsiti, et nagu mis mu tulevikuplaanid on ka sellega, et sügisest ma mingi hetk tahan enda koormust veel suurendada. Kuidas tuli idee saada bodypumpi treeneriks ja kas see teekond oli raske? Hetkel on hästi populaarne käia mingi jõusaalis ja siis postitada mingit fit life asju. Aga minu esimene YouTube'i video selle kanali peal, kui ma lihtsalt rääkisin, et tere, ma olen Teara, ma hakkan tegema eesti keeles YouTube'i videod. Juba seal ma ütlesin vist esimese asjana põhimõtteliselt, et oi, ma vabandan oma juuste pärast tulin just trennist. Sest ma olen mitte alati terve oma elu nagu järjest, aga terve oma täiskasvanu elu ma olen olnud väga aktiivne ja käinud hästi palju trennis ja mul lemmiktrenn lihtsalt oli bodypump. Tegelikult ma olin pikalt seda mõelnud, et võib-olla ise ka treeneriks minna, sest paljud treenerid, kes on hetkel treenerid, olid minu kõrval laval ja me tegime koos trenni ja siis nad hakkasid treeneriks. Mis mul andis viimase lükke oli see, kui ma lihtsalt ükskord, ma väga pikalt ei räägi, aga ma sattusin lavale ja see triggerdas mind niimoodi, et see meeldis mulle nii väga, et ma mõtlesin, okei, ma pean tagasi saama. Siis selleks, et põhimõtteliselt bodypumpi anda, sa pead läbima Les Millsi koolituse eraldi bodypumpile. Saad seda teha kas koha peale minnes või internetis on paaripäevane esiteks koolitus. Sa pead saatma ühe lühikese video, sellega sealt koolituselt läbi saama ja siis sa pead filmima pika video tervest trennist, kus sul on ka inimesed, kes teevad trenni kaasa ehk päris trennis pead saatma pika video, sellega läbi saama ja siis sa saad litsentsi kätte.
see, kuidas siin Eestis veel koha peal enda treeni aegu saada, see on veel eraldi teema. Siis küsitakse mu suveplaanide kohta, kas ma lähen kuskile reisile. Ma võtsin täpselt puhkuse ja ma tahtsin selle aja jooksul ka reisile minna, aga hetkel on see, et mitte keegi ei saa Peilot ja Miilot, mu koera ja kassi vaadata täpselt sellel ajal, kui ma saaks välismaale sõita ja ma ei teagi, mis täpselt selle reisimisega saab. Võib-olla ma lähen lihtsalt sügisel või kui mul on sügisel juba üks trip planeeritud, aga see on jälle lihtsalt business trip. Ma lõpetan selle video siin ära, muidu see läheb jälle liiga pikaks. Ma loodan, sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti anna sellele thumbs up ja kirjuta alla kommentaaridesse päikse emoji, kui sa jõudsid selle video nii lõpuni. Kui sul on mulle video requeste, siis kindlasti jäta need alla kommentaaridesse. Ma lähen nüüd, aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.